Kas varade planeerimine ehk estate planning on midagi, mis on mõeldud ainult väga jõukatele inimestele? Meie hinnangul sugugi mitte. Varade planeerimine on miski, mis puudutab meid kõiki ja millega me kõik peaksime ühel või teisel eluetapil tegelema. Kui mõelda varade planeerimisele, siis esmalt läheb mõte tavaliselt Ameerikasse, kus see on üsna tavaline, kus on suured usaldusfondid, on väga keerulised testamendid, on keerulised vaidlused selle üle, kus see on osa igapäevaelust. Meile Eesti kontekstis võib see tihtipeale tunduda väga kauge mõte, justkui miski, mis ei puuduta meid, või kui puudutab meid, siis selleks, et see meid puudutaks, peaks meil olema väga suur erinevate varade hulk. Tegelikkuses ei ole see aga nii, tegelikkuses on varade planeerimine midagi, mille peale me kõik peaksime mõtlema. Varade planeerimine on väga tavapärane Anglo-Ameerika süsteemis, küll aga hakkab see vaikselt jõudma ka siiapoole. Varade planeerimine võiks puudutada tegelikult nii noori inimesi, näiteks kellel on lapsed ja kodulaen, ettevõtjaid, kes soovivad, et nende ettevõtte ja äritegevus jätkuks ka pärast nende lahkumist, pensionäre, kes on terve oma elu kogunud vara ja soovivad selle teadlikult edasi anda, investorid, kellel on väga erinevaid varaklasse, suuri väärtpaberiportfelle ja ka neid inimesi, kelle perekondlik elu on lihtsalt pisut keerulisem, kas on seal kärgpered, on seal muud erinevad aspektid. Ja varade planeerimine ei tähenda ainult oma varade pärandamist, vaid see aitab mõelda ka olukorrale, kus teie eluajal te muutute mingil põhjusel teovõimetuks ja te soovite, et teie varad siiski saaksid edasi tegutseda. Ja selleks on vaja, et oleks inimene, kes nende varade eest hoolitseks. Üks tõesti sündinud lugu Eestist. Räägime mehest nimega Harri. Harri oli väga edukas, tal oli kinnisvara, osalused ettevõtetes, investeeringud, kuid ühel hetkel ta haigestus ja muutus teovõimetuks. Enne teovõimetuks muutumist andis ta oma abikaasale notariaalse volikirja, et abikaasa haldaks edasi kogu tema vara. Mis aga juhtus, oli see, et vähem kui paari aastaga tema abikaasa sisuliselt müüs ja kinkis kogu Harri vara, milleks tal oli notariaalne volikiri, sealhulgas kinkis selle lastele, kes olid abikaasa eelmisest abielust ja see ei olnud sugugi Harri soovidega kooskõlas. Ja kui olukord läks hullemaks ja Harri vajas hooldekodu, ei olnud tal enam mingit vara, mille eest seda hooldekodu tasu tasuda. Nii et need kulud jäid täielikult tema laste kanda ja seetõttu tekkis aastatepikkune keeruline kohtuvaidlus. See lugu ei ole sugugi haruldane ja seda olukorda oleks tegelikult täielikult saanud teadliku käitumisega vältida. Kuidas saavad advokaadid teid aidata varade planeerimisel? Esmalt vaadatakse üle kogu teie varade nimekiri, mis teile kuulub, millisesse varaklassidesse see jaotub. Seejärel tuleb läbi mõelda, kuidas te soovite seda pärandada. On võimalik, et te soovite seda lihtsalt seadusjärgselt pärandada oma seadusjärgselt pärijate ringile, siis ei ole tingimata vajalik testamenti teha. Küll aga enamasti soovivad inimesed neid asju täpsemalt reguleerida ja selleks sobiks hästi testament. Advokaadid saavad teid abistada testamendi koostamisel, võib-olla ka kinkelepingute või müügilepingute koostamisel, kui te soovite teatud vara juba täna võõrandada või ära kinkida. Lisaks saavad advokaadid anda teile nõu maksuõiguslikust aspektist, näiteks kui te soovite oma vara pärandada lastele, kes elavad võib-olla välisriigis, siis on oluline aru saada, et seal kohalduvad teised maksuõiguslikud aspektid. Lisaks on oluline küsimus abielust. Kui teil on abikaasa, siis tema võib olla üks teie seadusjärgsetest pärijatest. Samas aga olukorras, kus teil ei ole registreeritud kooselu, teil on elukaaslane, siis tema ei ole seadusjärgseks pärijaks ja võib pärijate ringist täielikult kõrvale jääda, isegi kui te olete koos elanud viimased 20 aastat ja teineteist kõiges toetanud. Üldjuhul on olukord reguleerimist vajav siis, kui on keerulised perekondlikud suhted, ehk on lapsi mitmetest kooseludest, on abikaasad, on elukaaslased, sellisel juhul tuleks seda olukorda siiski reguleerida. Teine juhtum on selline, kus on osalusi mitmetes ettevõtetes või osalus ka ühes ettevõttes, mille ainuosanik te olete ja ainukene juhatuse liige ja teil on soov, et see äri jätkuks ka pärast teie lahkumist või pärast teie teovõimetuks muutumist. Sellisel juhul on võimalik üsna täpselt määratleda, kuidas te soovite, et see äritegevus jätkuks, kes selle üle võtaks. Seda kõike on võimalik varasemalt reguleerida. Hea varade planeerimine toob kaasa selle, et teil on selgus. Sina tead, kuidas sinu vara jaotub ja sinu pärijad teavad, kuidas sinu vara jaotub.
vara ei kao ära, vara ei jää nii-öelda seisma, tema väärtus ei vähene kohtumenetluste ajal, on vähem vaidlusi, on rohkem koostööd, kõigil osapooltel on selge, mis saab. Ja on võimalik võtta arvesse oma sisetundest tulenevat õiglust. Ehk olukorras, kus on lapsi mitmetest erinevatest kooseludest, võib-olla mõne lapsega on suhe katkenud, teistpidi teise lapsega on see suhe väga tihe ja tema toetab teid teie elu lõpul, hooldab teid. Neid panuseid on võimalik varade planeerimisel kõiki arvesse võtta. Varade planeerimine on investeering teie tuleviku ja teie pärijate tuleviku jaoks. Ta võimaldab ära hoida vaidlusi, ta annab selguse nii teile kui ka lastele ja ta tagab rahu selle jaoks, et hiljem ei tekiks aastakümneid kestvaid vaidlusi ja pahameelt pärijate vahel.